Tervist kõigile, te vaatate mõtlemaatikat. Täna kavatseme lahendada läbi 2019. aasta kitsa matemaatika riigieksami teise osa täismahus. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda sellest, mida on teile õpetatud, kuid vastused peaksid meil samad tulema, sest need on kontrollitud Harno materjalide lehelt. Sellega soovin teile ilusat vaatamist ja lahendamist. Ülesanne 8. Piljardilaua mänguväli ABCD on ristküllikukujuline. Selle ristkülliku küljed on 250 cm ja 127 cm. Kuul on punktis K ning kuuli kaugus piljardilaua külgedest AB ja AD on 45 cm. Pärast lööki põrkab kuul külje BC punktist B külje CD punkti M. Nurgad KBB ja MBC on võrdsed ning suurusega 75 kraadi. Punkt 1. Arvutage punkti M kaugus tipust C. Kuna me teame K kaugust vasakpoolsest küljest, saame leida külje KL pikkuse. Lahutame AB pikkusest 45 ning saame 209 cm. Järgmisena on meil võimalus leida külje LP pikkus. Selle jaoks kasutame tangentsit, sest meil on olemas nurk ning vastaskaatet. Eraldades külje LP saame vastuseks 56 cm ligikaudu. Kuna me teame, et külg TA on sama pikk kui külg CB, saame lahutada CB küljest 45, mis oli meil algselt antud, ning ka 56, mis me just olime leidnud. CB külje väärtuseks jääb 26 cm. Et leida otsitav kaugust punktist M tippu C, saame kasutada sarnaste kolmnurkade omadusi, sest nurgad on neil samad. Seega külg LG jagatud LP-ga on võrdne küljega CM jagatud CP-ga. Eraldades siit CM ning pannes arvud valemisse, saame vastuseks 97 cm. Teine punkt. Arvutage kuuli teekonna pikkus punktist K punkti M. Leiame algselt külje KP pikkuse, sest meil on olemas nurk 75 kraadi ning selle vastaskaatet KL. Kasutame selleks siinust ning eraldades külje saame vastuseks ligikaudu 216,4 cm. Nüüd on ainult järel leida lõik MP. Kuna me teame jällegi nurka 75 kraadi ja meil on olemas lähiskülg CP, saame kasutada koosinust. Eraldades külje MP saame vastuseks 100,5 cm. Liidame mõlemad leitud pikkused kokku ning vastuseks saame 317 cm. Seega lõppvastus on, et punkti M kaugus tipust C on 97 cm. Kuuli teekonna pikkus punktist K punkti M on 317 cm. Ülesanne 9. On antud punktid A, -1 ja 3, B, 3 ja 1 ja C, 0 ja -3. Punkt 1. Leidke vektori BC pikkus. Selle leidmiseks saame kasutada vektori pikkuse valemit. Pannes arvud valemisse saame vastuseks 5 ühikut. Punkt 2. Nelinurk ABCD on rööpkülik. Arvutage punkti D koordinaadid ja joonestage rööpkülik ABCD koordinaatteljastikku. Teades rööpkülika omadusi, et küljed AB ja DC ning küljed AD ja BC on võrdsed, saaksime teoorias leida punkti D koordinaadid teljastikku vaadates, aga peame näitama ka lahenduskäiku. Seega olgu punkt D, X ja Y. Vektor AD seega oleks X + 1 ning Y -3, kuna punkti A koordinaati me ju teame. Vektori BC koordinaate saame leida, kuna me teame mõlemaid punkte. Selleks saame -3 ja -4. Samuti saame sama teha vektori AB-ga ning selleks saame 4 ja -2. CD vektoriga on sama lugu, mis AD vektoriga. Järgmisena saame teha võrrandisüsteemi. Vektori AD X-ile vastab vektori BC X ning AD Y BC Y-le. Samuti AB vektori X-ile vastab vektori CD X ja sama lugu Y-itega. Pärast murdudest lahtisaamist peaks meil tulema midagi sellist. Korrutame alumist rida 2-ga, et saada kasutada liitmisvõtet. X-id lahutame maha üksteisest ning jääb 11 Y-it ning paremale -11. Jagades terve rea 11-ga saame
Y vastuseks -1. Paneme selle Y leitud väärtuse ühte võrrandisse ning saame X-iks -4. Seega T-punkti koordinaadid on -4 ja -1. Kolmas punkt. Arvutage rööpkülik ABCD pindala. Selle pindala leidmiseks saame korrutada 2 külge ning nende vahelise nurga. Leiame algselt vektor BA pikkuse ning saame selleks 2√5. Leiame samuti ka vektor BC pikkuse ning selleks saame 5. Järgmisena leiame algselt koosinuse nurga ning saame vastuseks 2/5√5. Teades trigonomeetria valemit, siinusruut alfa pluss koosinusruut alfa võrdub 1-ga, saame sellest eraldada siinus alfa. Pannes arvud valemisse, saame vastuseks 11/5√5. Olles leidnud kõik vajaliku rööpküliku pindala leidmiseks, pannes arvud valemisse, saame vastuseks 22 ruutühikut. Seega, lõppvastus on, et vektori BC pikkus on 5 ühikut. Punkti T koordinaadid on -4 ja 1. Rööpküliku ABC pindala on 22 pindalaühikut. Ülesanne 10. Ilmajaamas mõõdeti keskööst keskpäevani, see tähendab 12 tunni jooksul õhutemperatuuri. Sõltuvalt ajast X tundides on õhutemperatuur Y kraadi Celsiust muutunud sellise seaduse järgi. Punkt 1. Arvutage õhutemperatuur kell 10. Selle leidmiseks peame lihtsalt 10 panema X-i asemele ruutfunktsioonis. Vastuseks saame 4,3 kraadit Celsiust. Punkt 2. Kui Y võrdub 3,15, siis on antud võrrandil 3 lahendit, 5, ruutjuur 77 ja miinus ruutjuur 77. Uurige temperatuuri graafikut ning arvutage, mitu tundi ja mitu minutit oli temperatuur alla 3,15 kraadi Celsiust. Kuna kellaaeg ei saa olla negatiivne, jääb see vahemik 5 ja ruutjuur 77 vahele. Lahutame suurema väiksemast ning saame ligikaudu 3,77 tundi. Korrutame 0,77 60-ga, et saada minutit. Selleks saame 46. Seega, selleks tuleb 3 tundi ja 46 minutit. Kolmas küsimus. Mis kell oli õhutemperatuur kõige madalam? Arvutage see temperatuur. Võtame tuletise ruutvõrrandist esimesena. Järgmisena saame panna selle võrduma 0-ga. Et leida X kohad, kasutame ruutvõrrandi lahendi valemit. Ruutjuur alt tuleb välja 0,32, seega X1 tuleb 7 ja X2 tuleb -3, 2/3. Võtame tuletisest tuletise, et kontrollida, milline oleks madalaim. Paneme 7 võrrandisse ning saame vastuseks 0,32, mis on suurem kui 0, seega on 7x min ning 2x2 on võõrlahend. Paneme 7 algvõrrandisse ning vastuseks saame 2,59 kraadi Celsiust. Seega lõppvastus on, et õhutemperatuur kell 10 oli 4,3 kraadi. Temperatuur oli alla 3,15 kraadi 3 tundi ja 46 minutit. Kell 7 oli õhutemperatuur kõige madalam ja selleks oli 2,59 kraadi. Ülesanne 11. Joonisel on funktsiooni fx võrdub -x ruudus pluss 4x graafik. Punkt 1. Arvutage punktide A, B ja C koordinaadid, kui punkt C on parabooli haripunkt ning punktid A ja B on funktsiooni fx graafiku lõikepunktid x-teljega. Leiame esimesena 0 kohad ehk punktid A ja B. Selleks paneme ruutfunktsiooni võrduma 0-ga ning toome sulgud ette -x-i. Siit saab, et x1 on kas 0 ning x2 on 4. A ja B punktid on nüüd meil olemas. Meil öeldi ka, et punkt C on haripunkt, seega saame haripunkti leidmise valemit kasutada. Pannes arvud valemisse, saame vastuseks 2 ning kuna on näha, et see parabool ulatub kuni 4-ni, on 4 selle Y koht. Teine punkt. Joonestage kolmnurk ABC ja arvutage selle kolmnurga pindala. Kuna me saame lugeda jooniselt maha, et alus on 4 ühikut ning kõrgus samuti 4 ühikut, saame korrutada need ning jagades 2-ga saame vastuseks 8 ruutühikut. Kolmas punkt. Kõvertrapetsid piiravad x-telg ja funktsiooni fx graafik. Arvutage kõvertrapetsi pindala. Selle jaoks tuleb kasutada integraali.
X kohtadeks võtame 0 kohad, sest see on piiratud X telje poolt. Järgmisena võtame algtuletise ja arvutame läbi integraali. Vastuseks saame 10/2/3 ruutühikut. 4. punkt. Mitme protsendi võrra on kolmnurga ABC pindala kõvertrapetsi pindalast väiksem? Leiame algselt pindalade vahe ning selleks saame 2/2/3. Kui 10/2/3 on 100%, siis jagame leitud vahe kõvertrapetsi pindalaga ning korrutame 100%-ga. Vastuseks saame 25%. Seega lõppvastus on, et koordinaadid on järgmised A 0 ja 0, B 4 ja 0 ning C 2 ja 4. Kolmnurga pindala on 8 ruutühikut. Kõvertrapetsi pindala on 10/2/3 ruutühikut ning 25% võrra on pindala väiksem. Ülesanne 12. Kohvik kasutab kahes suuruses ristahuka kujulisi koogikarpe. Mõlema karbi põhi on ruudukujuline. Väiksema koogikarbi kõrgus on 6 cm ja ruumala 864 kuupsentimeetrit. Suurema koogikarbi ruumala on 2 kuupdetsimeetrit ja selle põhiserv on 4 korda pikem kui kõrgus. Punkt 1. Arvutage väiksema koogikarbi diagonaali pikkus ja suurema koogikarbi kõrgus. Teeme algselt joonised ning tähistame ka otsitavad. Kuna meil on olemas väiksema koogikarbi kõrgus ja ruumala, saame sellega leida ühe külje pikkuse. Kuna alus on meil ruut, on küljepikkused võrdsed, seega ruumala valem oleks A ruudus korda kõrgus. Eraldades sellest ühe A külje ning pannes arvud valemisse, saame vastuseks 12 sentimeetrit. Kui on kaks külge võrdsed, on nende diagonaali jaoks olemas valem A korrata ruutjuur 2. Seega siin tuleb selleks 12 ruutjuur 2 sentimeetrit. Järgmisena saame leida väiksema koogikarbi diagonaali pikkuse, mis oli üks päris otsitavatest. Selleks kasutame Pythagorast, sest meil on olemas 2 kaotetet. Vastuseks saame 18 sentimeetrit. Nüüd on vaja leida ainult veel suurema koogikarbi kõrgus. Me teame praeguseks, et ruumala valem siin on A ruudus korda kõrgus. Meile ka mainiti tekstis, et suurema koogikarbi põhiserv on 4 korda pikem kõrgusest. Asendame seega A2 ülemises tehtes ning eraldame sealt kõrguse. Vastuseks saame 5 sentimeetrit. Teine küsimus. Kas väike koogikarp tervikuna mahub suure koogikarbi sisse? Põhjendage oma vastust. Väiksem koogikarp mahub suurema sisse siis, kui väiksema karbi põhi mahub suurema karbi põhjale ning kõrgus on väiksem. Esimene variant oleks, et väiksema karbi põhiserv on A1 12 senti ja suuremal on A2 4 korda 5 ehk 20 sentimeetrit. Seega väiksem põhi mahub suuremale põhjale. Variant 2, et väiksema koogikarbi kõrgus H1 võrdub 6 sendiga ja suurema kõrgus on H2 5 sentimeetrit. On olemas ka kolmas variant, et väiksema karbi külgtahk asetatakse suurema karbi põhitahule. Suurema karbi mõõtmed on 20 korda 20 korda 5 sentimeetrit, väiksema karbi mõõtmed aga on 12 korda 12 korda 6 sentimeetrit. Kuna väiksema karbi kõik mõõtmed on suuremad kui 5 sentimeetrit ehk suurema karbi kõrgus, siis väike karp ei mahu tervikuna suure karbi sisse. Seega lõppvastus on, et väiksema koogikarbi diagonaali pikkus on 18 sentimeetrit ja suurema koogikarbi kõrgus on 5 sentimeetrit. Väike koogikarp ei mahu tervikuna suure koogikarbi sisse. Sellega saime eksami täies mahus lahendatud. Ma loodan, et kõik oli arusaadav, kuid kui midagi ikka veel kripeldama jäi, saad alati jätta kommentaariumisse oma küsimused ning proovin vastata sellele lähimal võimalusel. Kindlasti likeige seda videot, kui oli sellest abi ning video descriptionist leiate ka playlisti, kus on kõigi aastate lahendusvideod olemas nii kitsa kui ka laiemad. Aitäh, et vaatasite seda videot ning edu lähenevatel eksamitel!